Kiitus Issandale. Tõuseme kõik püsti. Me võib-olla ei ülista muusikaga täna hommikul, aga me saame siiski seda teha, tulles Jumala ette niiviisi. See on üldiselt üks väga hea harjumus sinu isiklikus ja privaatses ajas Jumalaga koos. Sellepärast, et me näeme jälle, Piiblis on mustreid. Kasutad see sõnas nagu lõikelaud või muster või näidis või mis iganes. Me näeme näiteks laul 100 juba Vanas Testamendis ja me näeme seda erinevates kohtades niiviisi. Ja see ei tähenda, et iga kord, kui sa hakkad paluma, sul on vaja kuidagi nagu religioosselt, kas ma olen oma ülistuse aja enne, ma ei saa Jumalaga rääkida. Saad aru, seal on mõni situatsioon ka, kui sul on nagu hädavajalikult Jumala abi vaja ja nüüd kohe kiiresti. Näiteks sa oled nagu potentsiaalselt autoavarii olukorras. See ei ole aeg, et mis ma pean enne, ma pean ülistama enne. Nüüd ma saan alles appi hüüda. Ma olen ülistanud, ma olen palunud riikide ja rahvuste eest. Siis, kui sa hüüad appi, see on liiga hilja juba. See ei ole selline asi, mis on nagu religioosselt kuidagi iga kord, kui sa palvetad, aga see räägib ühest suhtumisest, mis väljendub sellisel viisil, kuidas sa elad üldiselt Jumala ees. Ja see paneb võib-olla isegi tähtsuse ja prioriteedi nagu paika ka. Ja see on tähtis teada. Piibel ütleb niiviisi, laul 100, see ütleb niiviisi, hõisake Jehovale kõik ilmamaad. Saad aru, see on üks käsk antud maailmale. Kes saab aru, et osa maailmast ja suur osa, võib-olla enamus maailmast, nad on väga sõnakuulmatu sellele. Kõik loomad kiidavad Jumalat. Kõik sitikad, roomajad, kalad, linnud, nad kõik ülistavad Jumalat. Kõik loodu, isegi Koidu tähtpiibel ütleb niiviisi. Ja nägin ükskord niiviisi internetis oli üks hästi kihvt. Ja see ei olnud kristlik selline, nagu see oli MSN, eks ole. Ja tuli mingisugune artikkel ette niiviisi, et astronoomid on avastanud, et tuleb üks muusika, nad ise väljendas niiviisi, tuleb üks muusika tähtedest. Ja kuidas nad ise ütleme niiviisi, kes saab aru, et sellised teadlased, kes tegelevad astronoomiaga, neil üldiselt ei ole, nende lähenemine on väga konkreetne üldiselt ja väga matemaatiline ja nad ei ole võib-olla, nad ei fänna neid tähti nii nagu oleks nagu mingi kunstnik üldiselt. Kuigi nagu see matemaatikaõpetaja, kellest me rääkisime eile, ta oli nagu teistmoodi. Ja muidu, need seadused on fantastilised. Oleks ma olnud sellise suhtumisega nüüd, ma oleks võib-olla nagu isuga õppinud rohkem, aga tead, kui oled noor, sa lihtsalt tahad välja palli mängima minna. Ja see on lihtsalt, see on mis iganes. Aga siis nad ütlesid niiviisi, et klõpsuta siin, ja see oli üks väike nool, saad klõpsuta ja siis sa kuuled, ja mina ise ei oleks kirjeldanud selle kui lauluks, aga nemad seda tegid. Ja ju vist siis nagu mitte ilma asjata. Aga Piibel ise ütleb niiviisi, Hiobi raamat ütleb niiviisi ka, et kui koidutähed laulsid ühes koos. Või koidutäht laulab või tähed laulsid nagu ühes koos. Saad aru, laulavad nad duette või on see koor või mis nad on. Aga Piibel ütleb niiviisi, et kõik loodu kiidab Jumalat. Aga inimestel, neil on valik, kas nad teevad seda. Kuidagi see on programmeeritud loodusesse. Inglid teevad selle, sellepärast on loodud sedasi. Aga inimestel on valik ja selle võrra ta on kõrgem, kui see toimub südamest. Sellepärast isegi inglid, nad igatsevad vaadata sellesse, mis Jumal on tegema inimeste sees. Ja sellepärast nad ise ütlevad, et mis on inimesed, et sa oled tõstnud nad ainult pisut alamaks Jumalast. Selles mõttes on see positsioon, mis inimestel on antud, on väga eriline. Me peame mõistma sellist asja. Aga ainukesed, kes ei ülista Jumalat, siis on deemonid, kurat ise, ja need, kes on tema kuningriigis, või need, kes on mõjutatud tema kuningriigis niiviisi, et see trumpab üle sõnakuulelikkuse vaimu, mis on nende sees, isegi kristlased, mõned ei ülista. Olete siin? See ütleb siis niiviisi, hõisake Jehovale kõik ilmamaad, teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. Teadke, et Jehova on Jumal, tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.
tulge sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda ja andke tänu ta nimele. Vanas testamendis nad tulid väravast sisse. Nad tulid sellise kohta, kus Jumala vaim olid. Nad tulid kõige pühamasse paika või preester, kõrgem preester sai seda teha, aga nad olid siis pühas paigas. Aga uues testamendis, saad aru, uues testamendis meie olemegi Jumala tempel. Ja sinu südames, sinu vaimus on see kõige püham paik Jumala ees, kus tema vaim elab. Kui sobiv on siis, et meie templis on hea ülistus. Lihtsalt ütleme seda praegu issandale, Isa, aita, et minu templis, minus kui tempel ja meis kui tempel, et seal oleks hea ülistus. Lihtsalt oma sõnades, lihtsalt väljendada seda issandale. Isa, las kiitus olla selles templis, las ülistus olla selles templis. Las sinu auhiilgus tulla sellesse templisse. Las see olla üks rüvetamata tempel. Üks tempel, kus kompromiss ei toimu. Üks tempel, kus sinu vaim on teretulnud ja miski ei takista seda, mis sina tahad siis läbi viia. Ja miski ei peleta sind eemal, nagu mõned asjadki peletasid sind eemal sinu templis vanas testamendis. Vaid me oleme andunud sinule ja sinul on ligipääs ja sa oled teretulnud ja üle selle, et sa tahad olla selles paigas suuremal ja rohkemal määral. Isa, me täname sind, nüüd tõstame käed ja lihtsalt täname issandat, sest et ta on hea, tema heldus kestab igavesti. Me täname sind, Jeesus. Piibel ütleb, me palume oma vaimuga, palume arusaamisega, me laulame oma vaimuga, laulame oma arusaamisega. Shekebelendi estes, me täname sind, Isa, et me võime nii vaimuga kui ka oma arusaamisega kiita sind ja ülistada sind. Me täname sind sinu osaduse ees siin meie keskel. Isa, me täname sind, et sa valmistad meid selleks, mida sa tahad läbi viia sellel planeedil. Me täname sind, Isa, et see on üks mahukas töö, see on üks suur töö, see on üks sügav töö. Me täname sind, et sa ehitad vundamendi sügavaks. Et need, kes seisavad sinu palge ees, nad võivad seista tõeliselt sinu vaimu panuse ja sisestamise kaudu igas kontekstis ja võita üle maailma. Halleluuja, võita üle iga väljakutse, võidukas üle iga teemonlik tõmme. Ja me täname sind, Jeesus, selle eest, et sa teed meid tugevaks. Et sa suurendad see visioon ja see maht uskuda, see maht vastu võtta sinu käest. See visioon, et ehitada oma abielu, oma perekonda, suhted, niiviisi, et nad on ehitatud nagu üks osav ehitaja ehitab hoonet, nagu üks arhitekt mõtleb strateegiliselt ehituse mõttes niiviisi ja plaanib hästi. Me teeme samamoodi, et ehitada oma suhteid, oma lapsi, oma abikaasad ja üle selle sinu rahvas. Halleluuja, et kogudus oleks tugev kõikjal. Aga need, kes sa oled andnud meile ja meie ulatusesse, Isa, me täname sind, Isa, et need ihuliikmed, et me teenime neid ja teenime neid hästi. Need, kes me ei tunne ja need, kes on eemal, me kanname nad sinu ette, kus me ei pääse ligi oma suuga, kus meil ei ole üks side tekkinud. Isa, me kanname nad sinu ette, sa võiksid õnnistada neid. Aga need, kes sa oled andnud meile, Isa, me kanname erilise hoolega neid suhteid, et need võiksid olla tugevad, et need võiksid laabuda, et need võiksid olla au sees. Halleluja, prestose. Halleluja, halleluja, halleluja. Eile me alustasime selle seminari teemaga ja see teema me võib-olla täpsemalt öeldud niiviisi, see ei ole lihtsalt, et seadused, mis mõjutavad meie palveelu või palve vastusi, sellepärast, et seal on rohkemaid viise, kuidas inimene saab Jumala käest. Ja kui sa vaatad 5. Moosese raamat 28, sa näed hämmastaval viisil tingimused, et me käituksime ja elaksime siis lepingu kohaselt, mille järgi siis, kui seda teha, Jumal siis teeb ja siis on üks suur loetelu asju, mis Jumal siis teeb. Ja kui me rikume seadust, kui me rikume lepingut sõnakuulmatuse kaudu, et siis seal on asju, mis tuleb tagajärjena
ja vastulöök, mis tuleb meie vastu ja elu läheb raskemaks ja kibedamaks. Ja hämmastav see on, et selles lõigus 5. Mooseraamatu 28, seda nad oskasid paluda Vanas Testamendis ka. Palve ei ole uus ja ainult Uue Testamendi pärane asi, ta oli kogu aeg olemas. Amen. Me näeme kõige võimsamad sellised eeskujud palves oligi Vanas Testamendis, suurem osa nendest, arvuliselt vähemalt. Ja ometigi selles lõigus ja 3. Mooseraamatu 26 sõnagi ei ole räägitud sellest, et palve kaudu me saame need asjad, kuigi me saame aru Piiblist, et kui me palume õieti, me saame. Jeesus jättis selle asja nagu ääretult lahtiseks niiviisi. Paluge siis te saate, mis võiks olla lihtsam. Ja samas seal on seadused, vaimulikud seadused, mis mängivad rolli. Mõni seadus aitab meie usku. Mõni seadus, kui sellega kaasa minna niiviisi, see põhjustab, et mõni asi tuleb sinuni enne, kui sa isegi jõuad paluda selle asja eest. Ja kui selliseid asju on palju ja kuidagi viisi inimesel lihtsalt sajab kaela igasugused õnnistused, ta ei ole isegi jõudnud paluda poole nagu nende asjade eest. Ja me sageli suhtume niiviisi, vaat see inimene on väga lihtsalt õnnistatud. Piibel ütleb 1. Korintaste kiri ka niiviisi, et need erinevused inimeste vahel, need peavadki olema ka niiviisi, et näidata, kellel on Jumala heakskiit, sest et see on väga huvitav asi. Jumal tõesti, tema heakskiit teeb ilmseks mõned asjad. Ja nii nagu, saad aru, kui me rääkisime nagu selline võrdpilt autost eile, saad aru, kui sa käivitad autot, ütleme niiviisi, toome selle asja niiviisi, et kui sa võtad käe rooliratta pealt ära ja see hakkab kõvasti kalduma paremale, sa saad aru, et midagi on viltu. Kokkujooks on sassis. On ju? Kellegi on kunagi olnud selline auto, et see kipub ise nagu pöörama nagu kellegi hoovi. Ja sul on vaja kuidagi hoida seal ja lased lahti jälle, nagu hakkab pöörama niiviisi, kokkujooks on päris nagu paigast ära. See mõni asi on nagu näitaja. Kui sa sõidad mööda maanteed niiviisi ja auto ujub niiviisi, sa lähed mööda, aga selle asemel, et sa lähed nagu hästi mööda niiviisi, see auto nagu ujub ja siis sa lähed mööda niiviisi ja kuidagi selline tunne, sa saad aru, et sul on liiga vähe nagu rõhku on auto rehvides, saad aru, seal on sellised näitajad. Kui auto vahetevahel käivitub, vahetevahel ei käivitu ja see on selline lotomäng, et kas seekord käivitub, kas seekord ma saan minna poodi, kas keegi on kunagi seal olnud, väga jama tunne. Ja siis sa saad aru, et seal on midagi starteris või seal on mingi nagu ühenduse nagu viga. Sa saad aru, et see ei ole aku viga, sellepärast, et kui see sümptomid oleksid teised. Jumal on pannud mõned asjad paika niiviisi, et me saaksime aru, et mõned asjad ei ole nagu peaks olema. Kui elu on liiga raske ja palve vastused tulevad liiga aeglaselt, midagi on paigast ära. Kui auto kokkujooks rattad läheksid niiviisi, oletame, et see on võimalik, et paigaldada auto rattad sedasi, saad aru, et see oleks igavene selline nagu müra käiks ees otsas niiviisi ja auto rehvid oleks kulutud nagu täitsa nagu sodiks väga ruttu. Ja see auto kuidagi loomulikult ei lähe väga sujuvalt edasi. Mõni asi palveelus, kui asi läheb raskeks ja see on kuidagi igavene raiumine ja kuidagi viisi asjad lihtsalt ei lähe, seal on võib-olla mõned teised seadused, mis on paigast ära. Erinevad seadused võivad mõjutada siis, kui palju see õnnistus tuleb. Nüüd, kui sa avastad, et see elu on sedasi, ma mäletan nagu aastaid tagasi, seal oli üks vend ja see oli, ma ei mäleta siis, see oli aastaid tagasi, aga ma mäletan see vend, ma lihtsalt vaatasin tema elu ja kuidagi viisi, asjad tulid kuidagi viisi nii ladusalt ja kergesti temale. Ja ma mõtlesin niiviisi, ma tean, et see vend ei olnud küpsem, ma tean, et ta ei tundnud sõna rohkem niiviisi, aga mida ta tegi paremini? Iga kord ei ole sõltuv, kui palju sa tead ja kui palju sul on fakti ja faili täis piibliõpetus siin peas. Sest et seal on asjad, mis Jumal kas näeb ja meeldib ja annab selle alusel või mõni asi, sest et ta ise ei saa murda oma seadust. Ta võiks öelda, ma nii armastan teda ja ütlesin küll niiviisi, et kui selle vastu minnakse, siis see ei toimu ja kui teed nii, siis see toimub, aga pigistan silma, sest et ta armastab.
või ta armastab mind ja mina armastan teda. Jumal ei saa legaalselt sedasi käia. Muidu palju asju oleks teistmoodi. See ei ole piisav lihtsalt, et öelda niiviisi, Jumal näeb mu südant. Hea küll, et ta näeb su südant, aga sellegipoolest ta käed on seotud mõnes asjus. Me tahame avastada neid asju ja ühe nädalavahetusega võib-olla tõesti meie ei jõua põhjani uurida. Üks nädalavahetus on ainult üks nädalavahetus. Aga ma ütleks nii palju, mida rutem, seda parem. Kui te tahate hästi kiiresti ja lihtsalt kuidagi sul on selline nagu pingesu sees, et tahaks nii ruttu kui võimalik kuulda, saada mulle üks email ja kui seal on piisavalt palju neid, siis eks me võib-olla plaanime midagi kuidagi mahukamat või suuremat või võib-olla see sagedus saame natukene muuta. Sest et üks asi on kindel, Jumal tahab, et nendel kuudel, mis on meie ees, et need asjad, mille vastu me oleme tulnud ja kuidagi need on stoppanud meid, need on takistanud meid, et me saame nendest asjadest lõpuks läbi. Isegi kui see on üks järk-järgult selline kihiline selline nagu edusammu saavutamine või see on ühe korraga, lihtsalt tuleb nagu laksuga tuleb üks suur läbimure, üks või teine. Me tahame, et valgus suureneb ja need velistid, kes on leeri pannud teatud aladel meie finantsasjades või isegi on see tervis või on see mingi asi meie abielus või mingi suhe, et me ajame need istid ja kiidid ja asjad täielikult minema. Kui ma ütlen istid, ma mõtlen istid. Et ei võta mind valesti. Halleluuja. Ja ma mäletan, kui ma nägin seda, esmalt kui ma nägin seda või kuulsin natukene rohkem, ma nägin lihtsalt, kuidas Jumal õnnistas seda venda, ma ütlesin lihtsalt, tead, et isa, kas sa ei armasta mind või mis siin värk on? Ja ma võtsin seda asja kuidagi nagu, see oli valus. Peaaegu solvav, aga valus ja kuidagi viisi, nagu ma mõtlesin niiviisi, aga saad aru, Jumalal ei ole lemmikuid. Ta ei eelista isikuid. Kui kellelgi toimub üks asi parem kui sinul ja sinul toimub üks asi parem kui temal, see ei ole, et Jumalal on lemmikuid, seal on lihtsalt asju, mis meil on vaja kuidagi käppa saada, et Jumal saaks täiel määral, täiel raual õnnistada meid kõik 100%. Kas keegi saab aamen ütelda? Sa ära võta selle asja kuidagi nagu enda pihta, võta see asi kui väljakutse. Ja ka kinnitus, et Jumal, ta on teinud selles inimeses selle asja, ta on andnud sellise asja, tead seda, et Jumal tahab siin ka õnnistada. Amen. Halleluuja. Lähme siis edasi täna. Halleluuja. Kiitus Issandale. Ma arvan, kus meie alustame siis. Võtame võib-olla esimesena. Neid seadusi on palju ja mismoodi neid kirjeldada. Saad aru, nagu Piibel on paksult täis, need seadused, mis need seadused üldse on? Need on sellised teemad, mis korduvad pidevalt ja sa näed, et need asjad on suured mõjutajad Piiblis. Võib-olla alustame ühe huvitava teemaga siin. Võtame heldus teemaks siin praegu. Siin on nii palju, et ma ei pane selle, siin ei ole mingisugune prioriteediskaala, sellepärast et see prioriteediskaala võib-olla nagu nihkub natukene. Mõni asi on võib-olla üldiselt, võiks panna prioriteediskaalasse, nagu näiteks sõnakuulelikkus üldiselt, see on väga üldine teema ja selle alla siis nagu on hästi palju erinevaid seaduseid. Armastus ja heldus võiks panna täielikult nagu eesotsa. Heldus ka hõlmab isegi selliseid asju, et sa annad andeks. Mäletad, et Piibel ütleb niiviisi, et kui sa ei anna andeks oma ligimesele. Nüüd, mõni asi me ei jõua täielikult nagu süveneda iga kirja koht, sest et kui sa võtad üksikult saad aru, et andeks andmisest sa võiks teha terve nädalavahetuse seminari. Nädala seminari ja lõdvalt võiks teha niiviisi. See on üks väga sügav teema ja väga algeline ja ääretult tähtis teema. Ma mäletan inimesi, kes ma olen, ütleme nagu ajapikku niiviisi
nõu andnud, kes on kõige armetumas situatsioonis, kus mõtled, et kuidas nad sattusid sellise olukorda, kus taevas nende üle on nii nagu vasest, et nagu midagi ei mõjuta. Nad on otsinud, nad on paastnud, nad on palunud, nad on hüüdnud Jumala poole, nad on pisarates väljendamas oma probleemi ja Jumal oleks nagu kolinud minema. Ja sa mõtled, appikene, ise armsad inimesed ja peaaegu kuulad seda ja saad pahaseks Jumala peale peaaegu ise. Sest sa mõttes armas inimene tegelikult ja mis see viga on? Noh, Jumal, kuidas? Kes saab aru, et Piibel ütleb niiviisi, ja see on üks väga tähtis nõuandmise printsiip, õpetussõnad näitab ka niiviisi, see, kes tuleb esimesena sinu juurde jutuga, see on kõige usutav. See on see asi, mis sa kaldub uskuma. Ja kui sa ole ettevaatlik, see läheb sügavasse su südamesse ja hakkab mõjutama su vaade üldse paljude asjade kohta. See on väga tähtis, et me näeme sellist asja. Ja mõistame seda. Aga üks asi, tea seda, ükskõik kui armas inimene on, kui temal läheb kuidagi midagi väga mädasti, seal on midagi mädasti seaduste suhtes Jumala kohta või Jumala riigi suhtes. See viga ei seisne Jumalas. Jumal ei ole süüdi. Ta ei saa ülekohut teha, isegi kui ta ei tahaks. Ta on ise raamidesse pannud ennast, et ta ei saa valetada, ta ei saa ülekohut teha, ta ei saa, keegi küsib, Jumal on nii suur, et ta saab kõike teha. Ei, ta ei saa. Ta on pannud ise oma sõnaga ennast raamidesse niiviisi, tema ei saa valetada ega petta. Ega kohelda inimese, ütleme nagu valesti valguse, nagu mõttes niiviisi, ta ei tee seda. So, uurid ja puurid ja räägid ja vahel hiljem tuleb kuidagi viisi välja, kui Jumal näitab. Sellepärast isegi kui jagada inimestega niiviisi, sa pead küsima, issand, mis sina ütled selle inimese kohta? Ja sageli tuleb üks mõte, kas kohe peale selle või nagu varsti peale selle, üks nagu midagi nagu hakkab kasvama su sees, mõtleb niiviisi. Ja siis küsid inimese käest, mis see, oled sa kellegi olnud sõna kuulmata või tähendab, oled sa kellele mitte andeks andnud? Selles kontekstis tuli siis välja, et seal oli mingi, ja see olukord oli väga tõsine. Põhjus oli 100 korda, et mitte anda andeks samas. Aga Piibel ütleb ise, et kui meie ei anna oma ligimesele andeks, siis Jumal ei anna meile andeks. Sest et Jumal on meile andeks andnud palju rohkem kui see üks asi, et anda ühele teisele inimesele andeks. Oled siin? So, Jeesus otseselt ütles niiviisi ja vaatad Markus 11 ja saad aru, kui Jumal ei anna andeks, siis seal on üks sein, mis ikka on aktiivne sinu ja Jumala vahel, siis palvevastused ei tulegi. See on üks absoluutne läbimatus sein, mis jääb selle inimese ja Jumala vahel ja kui ta on noor kristlane ja mõni selline asi nagu veel on küljes ja ta võib-olla kuidagi nagu ei ole väga teadlik sellest asjast, väga palju, mismoodi asi käib, on kui inimene teadlikult omab ja hoiab sellist asja või mõni asi on kuidagi, ta päriselt ei saa aru, mis ta on tegemas. Seal on ka erand või nagu see situatsioon on natuke teine. Aga Markus 11, 23 ja 4 me isegi tsiteerisime eile õhtu. Ja Salm 24, sellepärast ma ütlen teile, kõik mida te palute ja annute, uskuge, et te seda saate ja siis see saab teile. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Aga kui teie andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie üleastumise andeks. Ja me näeme, et Jeesus kasutas tähendamissõnu päris mitmeid. Üks väga soolane just, mis tegeles selle sama asjaga. Matteus 5 korraks. Salm 21. Nüüd Matteus 5, Jeesus juba paneb mõned sellised seadused paika. Seal on mitu asja, mis tuleb nagu kohe tema teenimistöö sees juba kohe algul välja. Ja me näeme siin Salm 7, 5 peatükk, Salm 7 esmalt. See ütleb niiviisi, õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Keegi küsib, mis arm on Jumala käest? Arm sisaldab kõik Jumala tarkus, kõik Jumala ressurss, mis on vabalt antud meile taevast.
see on tarkus, need on annid. Sellepärast, kui sa näed see sõna arm, eesti keeles on kuidagi viisi ja paljudes keeltes on see sõna arm kuidagi nagu see tavakõnepruuk maailmas on kuidagi selline, selline halastav ja kuidagi näitame teda alla armu ja kustutame, vähendame selle trahvi, anname armu. Jumala sõna alusel niiviisi arm, see on seotud andide ja Jumala tarkuse ja ressursiga, mille vabalt antud. Ja see on väga kaalukas mõte siin niiviisi. Ütleme niiviisi, et õndsad on armulised, sest et nemad saavad armu. Aga sõna armulised siin on see sõna ka, mis räägib niiviisi, et nagu me kasutame seda sageli, see on üks heldus. Õndsad on need, kes on helde südamega, sest et nemale antakse armu või näidatakse heldust vastu. Kui me jõuame salm 21, te olete kuulnud, et Moisesele põlvele on üteldud, sa ei tohi tappa, kes iganes tapab, tuleb kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla. Aga kes oma vennale ütleb raka või mis, nagu siin on tõlgitud isegi siin allpool lehe peal, see näed nagu tobu või lollpea. Ja see ei ole lihtsalt, et kuidagi viisi nagu nalja tehes niiviisi, et keegi ütleb seda niiviisi, aga ta siiralt mõistab kohut üle inimese niiviisi ja ta paneb ta paika. Ja see on tema asend hinge poolest. See ei ole lihtsalt selline. Ja see kuulub siis suurkohtu alla, aga kes ütleb, sa jõle, kuulub põrgu tulle. No väga hämmastav kirjakoht. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mina lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and. Nüüd, mis on see anni toomine tänapäevases kontekstis? Ülistuskoosolek. Siin näitab kohe, miks pärast mõne inimese ülistus on vastu võetud ja mõnel ei ole vastu võetud. Kui sinu ülistus ei ole vastu võetud, siis sa jääd kuidagi külmaks, isegi kui võitmine võiks olla suur saalis. Ja sa mõtled niiviisi, teised paistavad nii kuidagi kaotanud ennast selle asja sisse ja sina kuidagi sa oled nii nagu autis. Sa võid autis olla paljude asjade pärast. Sa ei ole ise sisenenud, sa ei ole ise andnud oma ihu elavaks pühaks ohvriks sellel ajal. Sest et see, et me anname oma ihu, see ongi ülistus. Rooma 12.1 ütleb, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Jumala teenistus ei ole lihtsalt, et sa avad oma suu ja laulad. Oled sa siin? Hoia see mõte korraks heldusest. No ma arvan, et mul on vaja selle läbi viia. See oleks liiga raske kuidagi tagurdada. Mis oli mu viimane asi, mis ma ütlesin? Okei, ülistus. Saad aru, need seadused kattuvad ja nad on põimitud, vaata vahel need kattuvad väga tõsiselt. See on nagu raske võtta niiviisi järjekorras, okei, see seadus, nüüd see seadus, seal on nii palju kattumisi. Ja sellepärast me paneme selle kuidagi lihtsalt sellise formaati, et me mõistaksime, et need asjad on olemas. See on nagu püha vaimu anni loetelu ka niiviisi. Need annid on olemas, aga sageli need kattuvad ja need toimuvad nagu kahekesti, kolmekesti niiviisi. Ja üks ime, see see on moodustatud kahest annist kokku pandud. Kui sa hoiad oma koht siin korraks ja vaata Markus 7 või vaata Matteus 15, see on lihtsam sul. Minu eesmärk on tuua hästi palju sellised seadused välja ka, mis puudutavad just nimelt ka finantsasju, sellepärast et see on võib-olla parakult praegusel ajal inimeste suurim väljakutse. Matteus 15 ütleb niiviisi, salm 8, see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda minust kaugel, ilma aegu teenivad nad mind. Me näeme siin, et seal võib olla üks teenimine, seal võiks olla üks andmine, üks ülistus ja see võiks olla nagu kehtetu. Taeva eest ta võiks olla kehtetu teatud asjade pärast, siin, kui süda on kaugel ja siin, kus me just lugesime Matteus 5, kui seal on midagi, sa mõtled niiviisi, aga kui kellelgi on minu vastu midagi, pole minu asi, sest et see on tema asi. Aga mine ise läbi ja kui tema ei võta vastu sinu katse, et leppida, siis sina oled vaba. Aga kui sa ei proovigi, siis seal on see, sest et saad aru, ta on võib-olla
on võib-olla ise päästmata, ta on võib-olla noorem, ta on võib-olla kuidagi, ta võib-olla ajab oma jonni või joru või mis iganes niiviisi, aga sina võid päästa ennast sellega, et sa teed head. Ja sellepärast ütlebki niiviisi, isegi vaatame korraks Rooma 12. See seminar, ma võib-olla ei seo need seadused kõik nagu väga täpses, kui siin saab olla nagu järjekorras. Ma võib-olla võtan lihtsalt erinevaid, lihtsalt nagu sa võtad muusikalint. Üks laul on natukene tempukam ja siis tuleb vaiksem pala ja siis ja nii edasi. Võib-olla lihtsalt vahelduseks. Aga Rooma 12, vaatame siin, see ütleb, et salm 17, ärge tasuge ühelgi kurja kurjaga. Mõtelge ikka sellele, mis hea on kõigi inimeste suhtes. Nüüd see kirjakoht läheb jälle selle helduse seadusega kokku. See on nagu üks selline asi, mis toob esile seesama seadus. Ja see seadus on niiviisi, kui sina oled helde, siis sinule tuleb head Jumala käest. Ja kui sa ei ole helde, sa võid isegi sulgeda pea kohal niiviisi Jumal, et tal ei ole siis sissepääs sinu ellu ja sinul ei ole temani nii, nagu peaks olema. So lõpuks me võiksime alustada palvetehnikaga ja rääkida iga palveliigist ja rääkida igasugustest asjast, kuidas eespalvet teha vaimus ja tära. Tehnika võiks olla absoluutselt viimase peal, aga kui elu ei ole paigas, seal ei olegi platvormi, mille peale ehitada üks korralik palveelu. Sellepärast üks kompromissitu inimene on see kõige õigem platvorm, et ehitada palveelu. Ei olegi sellist asja nagu üks tõsine eespalvetaja, kelle elu ise ei ole korras. Sest ikkagi Piiblis me näeme siis millalgi ka täna nagu rohkem ka, et Jumal paneb tähele inimesi, kellel on õige elu tema ees. Ja selle eluga sa võid tuua Jumala abi teistele. Jumal paneb su sõnu tähele ja tuleb ja puudutab teisi inimesi. Et me oleme vahelastuja. Me võime sümboolselt olla, aga see jõuab kõige kõrgema efektiivsusesse, mida rohkem meie kasvame ise Jumala ees. Meie julgus suureneb suurepäraselt Jumala ees. Ja see, mismoodi Jumal reageerib meile, see ka muutub. So sellepärast me ei taha, sest et saad aru, et eespalveteenistus on preesterlik toimetus. Ülistus on ka preesterlik toimetus. Me toome oma ohver Jumalale. Ta ei ole lihtsalt niisama tehtud asi. Ta ei ole lihtsalt, et me laulame 2 laulu ja plaksutame kätt 2 nendest 3 laulust. Saad aru? See on preesterlik tegevus. So Rooma 12 ütleb niiviisi. Kui võimalik on ja nii palju kui teist olen, pidage rahu kõigi inimestega. Mõni inimene ei taha rahu sinuga. Tal meeldib nokkida sinu kallal, norida sind või see on lihtsalt üks tagakiusu element. Saad aru, kui tööl on üks selline inimene ja ta teab, sa oled kristlane, mõnikord ta isegi ei pea teadma, sest et vaimusfääris kurat teab, see kurat, kes domineerib seda inimest, tunneb see Jeesus, kes elab sinu sees ja toimub tagasi või üks selline tagakius, isegi alateadlikult, see inimene ei tea, et sa oled isegi kristlane. Aga tal on kuidagi viisi nagu mingisugune okas sinu vastu. Sa pead teadma seda, sa võid palves sellega tegeleda ja kui sina armastad seda inimest piisavalt palju, see armastus sillutab tee tema südameni ja isegi see seadus, et kurat tahab tema läbi tulla Jeesuse vastu sinu sees, isegi see on üle trumbatud sellega, kui armastus tekib sinu sees piisavalt aktiivselt, see teeb selle, nagu Dr. Jonathan ütleb, see teeb selle päris raskeks, et ta nagu vihkaks sind. Päris raskeks, et olla liha sees, sellepärast see tunneb liiga piinlik. Kuidas sa teed halba inimesele, kes ainult teeb sulle head ja see seadus juba on pannud teda paika? See on fantastiline asi. Seal on üks, tahaks, oota ma vaatan, kus see on. See on üks võimas selline kirjakoht. Vaatan, kas leian selle kiiresti üles siin.
Okei, siin ta on. 25.15. Õpetussõnad, vabandust. Tegelikult seal on palju 25.15, see võiks olla igal pool. Välja arvatud mõni raamat. Kannatlikkusega saab veenda valitsejat. Ja mahekeel murrab luud. Nii, kes saab aru, et Jumal ei mõtle, nagu sõna otseses mõttes niiviisi, et Jumal tahaks murda kellegi luu katki. Aga mis see räägib niiviisi, et seal on selline võim, on maheda sõna sees niiviisi, et see võib üllatavaid asju teha ja see sama, kes tuleb sinule kallale niiviisi, ta saab paika pandud Jumala poolt. Ja see ütleb niiviisi, et kannatlusega saab veenda valitsejat. Võta selle ka oma kontorisse ja suhtu niiviisi oma bossiga. Ole kannatlik oma bossiga ja seal on teisi asju, mis me toome esile. Seal on mõned seadused, ma olen veendunud, mul on see kirja pandud, just nagu see võib-olla tuleb nagu pärast poole. Aga asjad, mis aitavad sind oma nagu kontoris suhetega niiviisi. Aga Piiblis on väga palju, need samad printsiibid, need tulevad sulle abiks ja teevad sinu elu mugavamaks. Ja kui su elu on mugavam ka oma bossiga niiviisi, see võimaldab vahetevahel, et need palga ülendamised tulevad. Saad aru, et palga ülendamine ei tule nii naljalt, kui boss vihkab sind. Olete siin? See, kuidas sa käitud ja see ustavus ja see heldus ja see kannatlikkus, mis sina asutad oma bossi vastu ja see töökus ja ta näitab, et sa ei ole silmakirjalik töötaja, et sa ainult rügad, kui ta vaatab aknast sisse. Vaid, sest iga boss, usu mind, iga boss vaatab, tal on viisi, kuidas salaja näha, mis sa päriselt teed. Vahetevahel isegi annab sellised väiksed eksamikesed. Mul oli selline töökoht aasta 87 ja ma töötasin kontoris, oli üks selline raamatupidamise ja maksude nagu firma ja nad tegelesid. It was a big accounting agency, kuidas ütelda lihtsalt. Suur raamatupidamise firma. Nad tegelikult tegid seda nagu suurte firmadele. Ja ma ei olnud nagu raamatupidaja, aga ma olin lihtsalt üks selline nagu tööline seal kontoris, sest et see oli piiblikoolide vahel niiviisi ka. Ja see oli väga meeldiv, väga mugav töökoht ja nad maksid päris hästi palka. Kõik oli kena. Aga kuidagi viisi, ma tean, et tuli üks uus boss kohale ja kuidagi viisi ma sain aru, et vaimusfääris sa tunnetad, kui kellelgi on midagi su vastu, sa kogu aeg ei oska näppana asja peale, aga sinul on vaim ja sa tead. Isegi päästmata inimene võib seda omada, see teadus. Sest et vaatavahel nad ütlevad niiviisi, mul on selline tunne või selline feeling on õhus või mingisugune vibrad on kuidagi viisi, ta ei ole just nagu peaks olema ja inimene tunnetab, sa ei pea isegi päästetud olema, et tabada sellist asja. Aga kui sa oled päästetud, seda enam sa taipad. Ja ma sain aru, et kuidagi viisi uus boss tuli kohale ja ta ei olnud nagu selle omanikudega ma sain väga hästi läbi, sest et ma sain see töökoht läbi ühe teise kristlase, kes oli ennem seal töötanud ja omanikuga oli väga head suhted. Aga nüüd tuli üks selline nagu middle management või tähendab, tuli üks uus manager nagu sinna kontorisse ja siis temal oli mingi asi minu vastu ja ta lavastas sellise proovi ka ja ta kasutas selle nagu sellise nagu see oli üks tema meelest näitaja, aga ta pani mind proovile, ta kiusas mind tegelikult, aga ta ütles niiviisi, et tead, oleks väga hea, kui sa saaks laupäevalt sisse tulla, et natukene rutemine ajada mõned sellised nagu paberid korda, sellepärast, et meil on üks asi tulemas siin praegu ja oleks hea, kui me saaksime ära klaarida see materjal. Well, see tuli kuidagi ootamata ja mul oli nagu mitte tõsised plaanid, aga plaanid siiski laupäevase kohta niiviisi ja ma ütlesin, et ma ise arvestas, ta ise ütles, et kui sul aega on või sa võid. Ja ma ütlesin, et okei, ma ei või. Ja ma ei läinudki, sest et see oleks nagu natukene trikki teha niiviisi. Aga ma sain aru, kui ma tulin esmaspäeva hommikul sisse, tal oli juba jutt valmistanud minu jaoks. Ta ütles niiviisi, et tead mis, ma arvan, et sinu koht ei ole siin, sinu koht oleks kuskil mujal ja leidis X põhjused, miks pärast. Ja ta ütles niiviisi, see paistab minule nagu sa ei ole hoolega selle asja sees. Kus tegelikult ma olin, aga mitte sel laupäeval. Aga tema lavastas see laupäev kui üks näitaja või vähemalt üks vabandus, et mind välja.
kui mina oleks ilmunud ja oleks teinud selle laupäevase töö absoluutselt nagu musipõse peal, mitte sõna otseses mõttes, aga ma oleks lihtsalt teinud selle ja veel enam, siis see esmaspäevane jutt oleks hoopis teine olnud. Ja oleks mul rohkem aega olnud, võib-olla oleks saanud, sest sa teed piisavalt palju tublit tööd ja suhtud piisavalt hästi, varsti sa oled tema lemmiktöötaja. See on igal pool sedasi. Temal on raske hoida vimmuse vastu niiviisi, kui sa teed sedasi. So, mul on olnud mõlemad pidi, aga see oli natukene kuidagi nagu selline nagu jama situatsioon. Ma tõin selle esile, sellepärast, et sellised asjad toimuvad, kus inimesed, tal ei ole mingi standard, mille järgi. Tal on lihtsalt tuju ja tal on lihtsalt töö peab tehtud olema ja kui sa meeldid mulle, kena, ja kui sa ei meeldi mulle, parem teha seda tööd ilma sinuta. Kes saab aru, et maailm võib olla karm. Aga hea võib võita ära kuri. Ja nüüd vaatame tagasi korraks. Rooma 12. So ma tahan selle asja nagu viia sellisele tasandile ka, kus on praktiline sellepärast. Ja jälle nagu Dr. Jonathan ütleb niiviisi, et kui sa armastad hästi, et sa teed selle väga raskeks, et inimesed vihkaksid sind. Või et nad ei armastaks sind tagasi. Jeesus ise väljendas seda väga huvitaval kombel ka. Ta ütles niiviisi, et kasuta oma vara, et teha endale sõpru. Seal on altkäemaks ja me ei räägi sellest. Aga vaata vahel, kui sa teed häid asju inimesele niiviisi, ja ma ei mõtle niiviisi, et nagu mitte altkäemaksu kontekstis, aga sa annad või sa teed asju inimesele niiviisi, et õige asi õigel ajal võib olla üks väga efektne asi. Et ehitada suhted. Aga lähme korraks tagasi siin. Rooma 12. Ja kui võimalik ja nii palju kui teist oleneb, pidagu rahu kõige inimestega. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andku maad Jumala vihale. Sest on kirjutatud, minu käes on kätemaks. Mina tasun kätte, ütleb Issand. Ja kui nüüd sinu vaenlasel on nälg, sööda teda, ja kui tal on janu, jooda teda, sest seda tehes sa kogud tuliseid süsi, tema pea peale. Ja see on huvitav asi, sellepärast, et Piibel ütleb nii, et kätemaks või et seda asja klaarida või sind õigustada isegi, see on Jumala käes. Elu muutub väga vabaks sinu hinges, kui sina enam ei pea mängima sellist mängi, et ennast õigustada. Et sa oled pinge all. Sa võid paluda, isa, on seal midagi, mis mina saan öelda, et klaarida ennast siin. Aga su lootus ei ole sinu sõnade peal ja sinu enda peal, vaid on Jumala peal. Kui Jumal annab sulle midagi, hästi, lähed ja ma arvan, et kommunikatsioon on ikka üks hea asi üldiselt. Et su kalduvus oleks, et kommunikeerida, mitte vait olla, sellepärast, et kui sina oled vait, kurat ikkagi räägib. Kui sina räägid, tead, mis toimub, kui sina räägid? Armastuse vaim sinu südames, see tuleb välja, sest et saad aru, sinu sõnad on astjad, mis kannavad midagi. Seal on üks vaimne midagi, mis on sinu sees, mis tuleb välja. Vaimne midagi, mis tuleb välja ja see puudutab selle inimese hinge ja vaimu. Ei ole isegi see sõna valik iga kord nii tähtis, vahetevahel see võib omada suurt tähtsust, aga tähtsam veel on, mis tuleb su südamest välja, sellepärast, et see võib puudutada seda inimest ja ta saab aru ja ennem ta ütles, et tead, mul oli see eelarvamus sinust, keegi tuli ja rääkis seda ja seda sinust, aga nüüd ma näen sinu südant paremini. Aga miks? Sellepärast, et ta puutus kontakti sinu südamega. Miks? Sa rääkisid temaga. See on nii hea teha. Sest vaatavalt, sa oled rääkinud inimesega, võtame vastupidine lugu. Tema südames on mingi väga teemonlik asi, see on kuidagi, või ta on isegi võib-olla põhimõtteliselt nagu hea inimene, aga ta lihtsalt allus ühele kurjale mõjule niiviisi ja sellest vihast ja sellest nagu reaktsioonist tuli midagi nii mürgist välja ja see pistis siin nagu möögaga. Me tuleme nende asjade juurde kohe, mitte kohe, aga nagu pärast pooles. Me räägime suhetest natukene paremini ja mõned asjad, mis mõjutavad, mõned seadused. Sest et üks suhe on üks asi, mis sa saad ehitada või lihtsalt rohtu kasvada nii-öelda. Aga see ütleb siin niiviisi, kui nüüd su vaenlasel on nälg, sööda teda, kui tal on janu, jooda teda, sest seda tehes sa kogud tuliseid süsi tema pea peale. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ta tunneb nii jamasti, et sina oled vastu tulnud tema õelusele mingi heale asjale ja ta tunneb väga jamasti.
kergem on, kui keegi ise virutab sulle midagi tagasi peale, kui sina oled halba teinud, aga nüüd, kui sina teed halba ja tema teeb head vastu, see on väga piinlik. Keegi on olnud selles positsioonis ka? Ja siis see ütleb niiviisi, ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina ära kuri heaga. See armastus kunagi ta ei kaota. Lähme korraks nüüd, vaatame Jesaja 58. Ma annan teile teine kirja, siin on palju kirjakohta, meil ei ole aega neid vaadata kõik siin praegu. 14.21 õpetussõnades ütleb, kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. Üks tõlge väljendab, et ta on rõõmus või õnnis. Tal on hea olla. Kui sa käitud niiviisi, sellepärast Rooma kiri ütleb niiviisi, sa võidad ära kuri heaga ja sina oled kaitstud. Ükskõik, mis tema teeb sellega, sina oled kaitstud. Et sina ei ole läinud nagu selle lõksu sisse, mis tegelikult kurat on pannud püüniseks teile mõlemale. Sina oled jäänud sellest välja ja selle kaudu ka see inimene võib isegi välja tulla ka. Nüüd Jesaja 58. Jesaja 58, vaatame siis salm 2. Nüüd siin on selline kontrast asi, nüüd vaatame siin, mis ta ütleb niiviisi. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid. Nüüd see räägib nüüd Jumala rahvast tollel ajal, kes arvab, et see Jumala otsimine on hea ja tahavad teada Jumala teid, see on üks väga super asi. Aga me näeme siin, et selles olukorras see ei olnud küll. Ja ma tahan, et me näeksime, et seal on olukorrad, mis teevad isegi head asjad ja head tegevused kehtetuks. Mäletad isegi, Jumal ütles niiviisi läbi Peetruse, 1. Peetrus 3.7, et kui mees ei suhtu oma naisesse kui nõrgem astja, ja saad aru, et naine kui nõrgem astja, kindlasti ta mõtleb rohkem füüsiliselt, sellepärast, et sageli hingepinnal või emotsionaalselt see naine võib olla tugevam. Ta võib olla rohkem arendunud kui see mees. See on erandit. Võib-olla palju isegi, aga see on väga sageli niiviisi. Aga kui nõrgem astja ja Piibel ütleb niiviisi, et kui mees ei võta sellise asende, et siis tema palved võivad olla tagajärjeta. Nüüd, mis see ei tähenda, on, et mees siis saab nagu jalamatiks. Et ta ei julge piuksugi teha, sest et nüüd ta on rikkunud selle seaduse. Mehed, ma tahan teid vabastada. Sest et sa pead südames mõistma kohut üle enda ja sa pead olema väga objektiivne endaga selliste asjadega niiviisi. See ei tähenda, et sa tuled kikivarvul niiviisi uksest sisse õhtul niiviisi ja šokolaadid kaenla all. Et muidu asi on jamasti ja sa ei julge isegi nagu paluda peale õhtusööki. Sest et vahetevahel selline surve võib tulla sulle, et panna su paika, et teha su kuidagi araks Jumala ees ja kurat ütleb niiviisi, noh, sa rikkusid selle seaduse ja nüüd Jumal ei kuulu sind. Sellise asja rikkumine on üks südame asi, ta ei ole üks asi, mis on mõõdetav iga kord sellega, mis sa füüsiliselt teed. Ja kui sa rikud seda ja loed seda kirja kohta, sa juba tead. Kui sa ei ole täitsa puine, kivine ja kalk. Mõni inimene võib olla nii paadunud, et ta ammugi ei näe midagi enam. Aga ma räägin niiviisi, kui sa tahad näha ja sa loed seda kirja kohta, sa ise tead juba. Sa ei pea kuidagi, äkki olen ja võib-olla olen. Kui oled, isegi kui sa ei tead, kas äkki olen, siis tee niiviisi, tule Jumala ette, isa, kui ma olen olnud kuidagi viisi rikkunud selle seaduse, anna mulle andeks ja näita minule, mida ma peaksin tegema. Näita mulle, kas ma päriselt olen, aga kui ma olen, anna mulle andeks, aga näita mulle, mismoodi siis kohelda teda sellises olukorras näiteks. Ja tead mis, sa oled andeks antud ja Jumal, ta on hea ja ta näitab sulle, kui on midagi näidata. 58, see ütleb niiviisi, päevast päeva nad küll otsivad minna, tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas. Ütleme kõik koos, nagu oleks. Nüüd. Seal, kus me olime Matteus 15, ma lihtsalt loen seda, sulle vaja uuesti leida selle Matteus 15, salm 7-10.
aga see ütleb niiviisi, see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Nüüd, keegi küsib, süda kaugel. On see südame kaugus mõõdetav? Ma arvan, et täna me hakkame mõistma, mis see kaugel ja mis see ligidal on päriselt. Seal on asju, mis võib-olla paneb selle, võib-olla see tasakaalupunkt on võib-olla natukene eemalt sellest kohast, kus sina oled mõtlenud selle asja peale aastate jooksul, aga me näeme seda ja mõned asjad saavad kuidagi nagu selgemalt nagu paika pandud. Aga see ütleb siin niiviisi, süda on kaugel, ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetuse, mis on inimeste käskimised. So neil on oma koodeks, neil on omad standardid niiviisi, mis olid tähtsamad kui sa vaatad selles kontekstis, see kontekst on heldus ja armastus. Sa ise uuri. Kontekst on see, nüüd lähme tagasi nüüd Jeesaja 58. See ütleme, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane, ega huultega, vabandust, ega hülga oma Jumala õigust. Ütleme kõik koos, nagu oleks. So siin me näeme, et siin on üks rahvas, kes paistavad, nagu nad otsivad Jumalat, paistab, nagu tahavad teada Jumala teid, paistab, nagu nad on õiglased ja nagu ei hülgaks Jumala õigust. Aga tegelikult see asi niiviisi ei ole. Ja siis ütleb edasi niiviisi, nad nõuavad minult õiglase otsuseid, igatsevad Jumala ligiolud. Kas keegi siin igatseb Jumala ligiolud? Siin nemad, see ütles niiviisi, nad nõuavad minult õiglase otsuse ja see ei olnud vale fakt. Jumal ütles niiviisi, et nii see on, nad otsivad seda. Igatsevad Jumala ligiolud. Jumal ise ütles, et nemad igatsevad minu ligiolud. Siis küsimus on, kas on piisav, et igatseda Jumala ligiolud? Või et paluda, et Jumal tuleks ligi? Siis lõppude lõpuks me tahame jõuda juurteni niiviisi, et meie elu toob selle ligi ilma, et me kerjame ja ei saa. See läheb edasi ja ütleb niiviisi, miks me paastume, kui sa seda ei näe? Nüüd nemad hakkavad nüüd rääkima Jumalale. Miks me paastume ja seda ei näe? Millal oli see viimane aeg, kus sinu igatsemine jõudis paastumiseni? Ma ei küsi kätt siin. Sest et me tegeleme rahaasjus ka, me tegeleme töökusega ja laiskusega. Sest et seal on üks seadus, mis mõjutab sinu rahaasju võib-olla paljudel inimestel rohkem kui see, mismoodi nad paluvad. Töökus ja laiskus. Aga me näeme, mis laiskus on, sest et mõni asi me ei ole pidanud laiskuseks, aga tegelikult Jumala silmist on laiskus. Ja mõtleme, ma ei ole laisk. Aga Jumal ütleb, et laisk teeb nii ja laisk teeb nii ja laisk teeb nii, siis mõtled, 2-3, mina olen laisk. Oled sa siin? Me tahame, et Jumala sõna paneb meid paika, et me võiksime näha, kus me oleme täpsusega. Kui sa viid oma auto sisse, saad aru, kui sa viid oma auto sisse diagnostikaga, või diagnostikale niiviisi, et tema saaks kõik juhtmed külge panna ja täpselt määrata, mis su autol viga on. Sina ei taha, et tema hakkab luuletama sinule peale seda ja ütleb, see auto on nii tore, imetore auto, fantastiline. See ei ole imetore, sest sa viisid selle kohale, see on jama auto, sest et see ei käivitu korralikult ja kui ta käivitub, ta jõnksutab ja see on üks igavene selline peavalu, saad aru. Ja nüüd tema laulab, üks ilus auto, tore auto. Numbrid kuidagi nii sujuvalt tuli sealt masinast välja, fantastiline. Ja see on nagu Jumala prohvetid Vanas Testamendis, nad ütlesid rahu, kui polnud rahu. So me ei taha kuidagi viisi nagu petta ennast, et me oleme siin, kui tegelikult oleme siin. Me tahame näha seda, et me võiksime kohendada seda ja tulla täpselt selle märklaua sisse oma sihiga. Kas keegi saab aamen ütelda? See on väga tähtis. So läheb edasi, ütleb nii. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, nüüd Jumal hakkab rääkima, nüüd vaata oma paastupäeval, te teete, mis teil meeldib. Nüüd, Jumal ei ole selle vastu, et me teeme asju, mis meile meeldib, aga me peame edasi lugema. Vaata, sa pead tervet konteksti vaatama siin praegu. Aga see ütleb niiviisi, ja pigistate kõik oma võlgnikke. Kes saab aru,
et võlgnik, kes on ise olnud sellises olukorras, kus sul on raha võlg kellelegi, see on väga ebamugav. Sul on surve su enda kaelas, mis on tohutu. Ja nüüd, kui keegi tuleb pressima seda asja niiviisi, vaata, sa mõtled, apakene, ma ei tea, mida teha, nagu korgid läbi täiesti. So Jumal siin ütleb niiviisi, ta räägib suhtumisest, vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õele rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Ütleme kõik koos, et teha oma häält kuuldavaks. Nüüd, see on võib-olla karmim situatsioon, aga kui sa mõtled niiviisi, mis Paulus rääkis ja kontekst oli jälle, mis ta oli? Inimeste arvestamisega, armastus ja heldus. 1. Korintaste 11, kus ta ütles niiviisi, et ühesõnaga ta pani neid paika, ta ütles niiviisi, et te olete väga isekad, mismoodi te suhtute üksteisega, te olete ühiselt koos. Väga isekad. Te ei arvesta üksteisega. Ja selle tõttu on palju põdejad teie keskel. Ja kui see asi läheb piisavalt ekstreemiks, Paulus ütles niiviisi, et seal on isegi mitmed, kes on enneaegselt surnud selle pärast, et nad ei arvesta ihuga. Nüüd, me võime õpetada tervisest ja jumalikust tervisest, aga saad aru, jälle, see on üks asi, et teada, kuidas paluda tervise endale, aga kui midagi on vabastanud üks selline laastatav mõju sinu elu peal, kes saab aru ka, isegi elu õpetab meile seda igas valdkonnas, saad aru, kui sa oled maja kütmas talvel, nüüd see talv, paljudel olid nagu suuremad küttearved ja läks palju maksma, et kütta oma maja. Aga tead mis? Kes see meeletu kütab oma maja niiviisi ja jätab kõik uksed ja aknad lahti kogu aeg? No, värsket õhku saada hommikul 5 minutit, 15 minutit, mis iganes, see on iseasi, aga pidevalt on aknad lahti, pidevalt ja kui auto oleks cabrio, siis oleks katus pealt ära ka. Saad aru, kes saab aru, et see ei ole kõige parem maja pidamise viis, kui sa tahad toime tulla niiviisi? Sa kütad ja kütad, aga ei jää soojaks. See oli see liiki nagu kontekst siin. Nüüd see läheb edasi ja ütleb niiviisi. Vaatame salm 5 ja edasi. Me võtame vaheaja, sest et ma arvan, et ma olen rääkinud piisavalt kaua sel teemal ja me tuleme, et seal on palju teisi asju siin, mida me tahame käsitleda. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tohast? Kas sa seda nimetad paastuks ja Jehovale meelepäraseks päevaks? Eks ju ole mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad, kodutumad, kui sa näed alasti olejat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Nüüd, see ei tähenda, et sinu korter või maja muutub nagu selliseks, nagu, kuidas ütelda, nagu halfway house, mis ta on nagu selline koht, kus ütleme nagu, et kõik kodutud nagu kolivad sisse ja sina oled varsti tõstetud välja, eks ole. Sest see on liiga erinev või mis iganes. Okei, mis siis selline koht on? Jaa, või varjupaik, jah. Okei, so see ei tähenda seda, aga see räägib ühest põhimõttest siin, et me oleme avatud. Keegi küsib, et kuidas tegeleda sellise olukorraga. Hoia ma koos siin korraks ja vaata 1. Johannese kirja. 3. peatükk. So mul on tõsine eesmärk, et tuua sellised kirjakohad välja nüüd ja edaspidi päris palju aasta jooksul nüüd, et kuidas täpsemalt elada, ilma et oleks sellised nagu püünised kuidagi viises seatud meie ette niiviisi, mille ämbrisse nagu astumes nagu jälle ja jälle. Aga vaatame, 1. Johannes 3 ja salm 13. Ärge pange imeks, vennad, kui maailm teid vihkab. Juba rääkisime sellest täna, see on tegelikult omaette seadus, aga me selliste asjadega just nii ei keskendu praegu, sellepärast ma tahan teha selle asja
rohkem suunatud sinna, et kuidas saada asju Jumala käest, mis meil on vaja praegu saada. Mitte ainult, et mõista iga seadus, mis on olemas. Me teame, et oleme tulnud maailmast elusse, kui me armastame vendi. Sellepärast, või tähendab, kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimese tapja. Ja te teate, et ühelgi inimese tapjal ei ole igavest elu. Nüüd, see paneb selle väga, see on väga räige jutt, saad aru, et kes vihkab oma venda, on nagu inimese tapja. Siin jälle, see paneb selle asja korrektsesse konteksti. Meil nagu ühiskonnas on selline asi, kui vihkad kedagi, siis võib-olla ta teenis selle välja, eks ole. Kui see inimene, ja me põhjendame hästi palju asju ja isegi kogudus me võime põhjendame, inimene ei see, et omad vitsad ja aga samas, et Jumal on kutsunud meid, et astuda kõrgemale ja nagu Piibel ütleb niiviisi Jumala kohta ise, et tema laseb vihma tulla nii õelate kui ülekohtuste peale samaaegselt. Olge siis täiuslikud nagu su isa taevas. Kuidas ma saan sellist asja teha? Ma ei oska, Jumal on Jumal ja mina olen mina. Ja Jumal, tead mis, Jumala vaim on su sees. Kui me ammutame sellest ja otsustame, ja ma tahan elada rohkem nagu Jumal, siis seal on selle võrra rohkem valgust, mis on aktiivne sinu elus ja Jumala vaim selle võrra tugevamalt tegutsemas, see sama keegi, kelle kohta me tahame olla või kelle poolt tahame olla juhitud. Kui me käime valguse sees, sa näed rohkem. Ja tema, aga nüüd vaatame siin, see ütleb nii, inimese tapjal ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Salm 16, sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest ja meiegi jätame elu oma vendade eest. Me ütleme, okei, halleluja, ma jätan oma elu oma vendade eest. Kes teab, et see ei ole see, et sa lähed ja hüppad rongi ette täna õhtu. Ma jätsin oma elu nagu Mareki eest, halleluja. Ja jätsin sellise kaardikese ka, niivise mälestus ja nagu on Kenneth siin ja rong on siin ja süda on seal vahel niivise armastus. Suur tähis, nagu saad aru. See ei ole, mis see mõte on siin, aga see läheb edasi, ütleb niivisi. Ja kui nüüd kellegil on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat, ja suleb oma südame tema ees, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse. Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega. Me taha armastada lihtsalt keelega, sest keel on odav. Inimene võib rääkida igast asja, aga see tegu ja tõde, teoga ja tõega, see on, kus see asi päriselt on Jumala ees. Aga analüüsime selle kirjakoha natukene korraks. See ütleb niiviisi, kellel on nüüd selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema ees, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse. Nüüd küsimus. Sa näed kedagi seal vaene tänava peal niiviisi, temal ei ole kus elada, temal võib-olla seal on mingisugune olukord ka, kus inimesel on nagu mingisugune suur puudus. Kas see kirjakoht ütles niiviisi, et sina pead lahendama ja vastama igale vajadusele, mis on üldse olemas. Kas sina pead lahendama selle kõik ära? Seal on inimesed, kellel ei ole piisavalt süüa, seal ei ole inimesed, kellel ei ole piisavalt, mis nagu selga panna. On talvel, elavad väljas. Sinul on mantel, neil ei olegi see korralik mantel, sina ei ela väljas, nemad elavad väljas. Ja samas, see on huvitav sellepärast, et sina ei saa lihtsalt kõik oma vara anda suvaliselt ära, sest et varsti sina oled see järgmine, kes on seal nurga peal. Ja siis nagu üks igavene ring, sina siis kerjad mantlit kellegi teise käest. Ja nüüd tema annab mantli, aga nüüd tema on ilma mantlit ja tema nüüd kerjab mantlit. Saad aru, see point ei ole see, aga vaata need sõnad, see on väga tähtis. Aga sa pead aus olema endaga, sellepärast et see on see asi, mis paneb selle asja paika. Salm 17 ütleb niiviisi, kellel on selle maailma vara ja näeb oma venna puuduses, see on üks kriteerium, ta näeb. Vaata, sa ei näe. Kui sa ei näe, sa ei tea. Kui sa ei tea, sa ei saa midagi teha. Aga kui sa näed ja kui sa tead, siis ütleb niiviisi, ja suleb oma südame tema eest. See on see võtmefraas, suleb või sulgeb oma süda tema ees. Aga sa pead aus olema endaga. Mõni situatsioon, sa näed, siin on sehtne vajadus ja sa mõtled, ma ei tea, mida teha selle asja kohta. Aga kas sa oled piisavalt avatud, et sa võid paluda selle asja eest, et isa, mis ma võiksin teha? See on see võtmeasi, sest et
üks inimene ütleb niiviisi, Jumal, kasuta mind, kui sa tahad. Ja vaikselt kuidagi ta läheb ära ja kuidagi sealt on selline nagu ootus, et Jumal päriselt ei taha, et ta ei pea pingutama ennast, et jagada Kristus kellelegi. Sa oled kunagi olnud mingisuguse avalises kohas, sa tead, et siin oleks vaja kellelegi rääkida midagi ja sa nagu kuidagi tahaks, aga samas sa tunned liiga väsinud või laist täna, sa nagu ei taha ka. Oled sa siin? Sa võid sellises kontekstis sulgeda oma südame niiviisi, et sa päriselt ei taha, et Jumal kasutaks sind. Ei ole piisav, et sa oled avatud Jumalale. Tähtis on see, et sa tahad olla Jumala poolt kasutatud. Ja kui sa tahad ja sa oled avatud sellises mõttes ja sa ei sulge oma südam, siis Jumal võib antud olukorras, mis iganes see tähtis situatsioon on või mis iganes, sest et jälle keegi küsib, et kuidas ma tunnistan tänaval, mida ma teen, sest et päästmatu siin ja päästmatu seal ja päästmatu siin ja ma pean temale jõudma ja kes jõuab temale, pean temale ka jõudma ja aga siis vahepealt see kaob ja sa võid täitsa crazy'ks minna seal niiviisi. Nüüd keegi teine ütleb niiviisi, et kuule, chilli, mul ei ole selline mure üldse, et ma teen asja lihtsaks endale ja ma olen täitsa muretu, ma kunagi ei jaga ja lihtsalt asi siis läheb nagu sujuvalt. See ei ole see lahendus, saad aru, sa pead olema avatud ja mitte ainult avatud, sa pead tahtma, sa ei tohi sulgeda oma süda inimeste kohta, kes on väljas. See on, kus see asi on niiviisi. Ja see oli see terve olukord siin ka. Jeesaja 58. Neil oli sulgenud süda inimeste vajadustele. Keegi ütleb niiviisi, et no ma tahan lihtsalt kasvada vaimulikult ja paneks nagu ennast kloostris ja lihtsalt uuriks piiblit ja paluks päev otsa ja oleks tõeline vaimulik. Kas sa tead, see on ainuke koht planeedi peal, kus sa ei saa kasvada vaimulikult. Sellepärast, et teha Jumala tahet on vaja, et kasvada. Kasv ei tule sellepärast, et sa lugesid piiblit. Kasv tuleb sellepärast, et sa oled sõnakuulelik piiblile. Ja see terve piibel on suunatud, et sina näitaks halastust ja sina oleks valmis olema Jumala käes, kui üks vahend, sina oleks see, kes näitad Kristuse soolasust, kus iganes sa oled ja sa elad Kristuse elu välja, isegi kui sa ei jaga. Ja ei tunnista inimesele antud päeval või kahel või nädalal isegi. Aga sa elad välja see elu ja sa oled valmis ja su terve mõte on niiviisi, isa, kuidas ma saaks jõuda oma töökaaslastele? Sa ei ole pinge all, sa ei lase, see on üks seadus, mida me käsitleme hiljem. See seadus surve. Jumal ei taha, et sa oled surve all ja surve all teed üldse midagi. Isegi head asjad tehtud surve alt lakkavad olema head. Sest et rahu pärast Jumal on toonud sind päästmisele. Aga kuidas siis teha? Sa pead teadma, et sina oled asti Jumala käes. Sa pead tahtma, et Jumal kasutab sind. Ja kui Jumal avab selle võimaluse, siis kenasti. Ja kui Jumal ei ava, siis ma elan välja see Jeesuse elu. Ma tahan elada välja nagu Jeesus. Mõni asi ei tule kohe. Mõni asi, sa mõtled niiviisi, et ma võiks teha terve niiviisi krusaadi oma terve nagu kaaslastele siin, kes on siin tööl. Seal võib olla üks selline aeg, kus Jumal juhib sind personaalselt ühe või teise juurde. Sa tead, et enamus Jeesuse töö ei toimunud nagu selline üldkoosolek seal kuskil niiviisi. Enamus oli üks ühel. Näitas sellega ka mustrit meile. Ja kui me ütleme niiviisi, isa, kuidas ma saan aidata ühte inimest, siis Jumal võib antud kontekstis anda sulle see võime, mis öelda. Keegi küsib, et ma ei taha päris seda palvet paluda, sellepärast, et äkki ta hakkab mind kasutama. Rahune maha, kui tema näeb, et sina oled väga tagasihoidliku iseloomuga, ta ei tee seda asja nii järskult, et sinul tuled kõik turre ajada ja et see kõht on lahti 2 päeva enne, kui sa lähed tööle esmaspäeval. Saad aru, terve nädalavahetus mõtled mured, lähed tööle ja Jumal hakkab mind kasutama. Jumal, et tema kasutab sind, see on üks hea asi ja ta toob, ta pidevalt kasvatab su julgust läbi pisiasjade niiviisi ja siis, kui üks päev sul on midagi jagada, see tuleb kuidagi nii loomulikult ja nii hästi ja usume, kui see tuleb, siis sa tunned nii kaif peale seda, seal ei ole, see ületab ülistuse koosoleku. Mismoodi sa tunned, kui sina annad inimesele, on see füüsiliselt või vaimselt? Kes ütleks niiviisi, tõsta oma käe,
see on tõsiselt niiviisi. Lähed välja ja jagad traktaate linna peal niiviisi pool tundi, sul on suurem kaiftunne kui see, et sa olid ülistuses siin. Sa mõtled, miks pärast? Well, ma arvan tulevikul see ülistus trumpab üle. Aga see mõõt Jumalast, mis on olemas siin praegu, ma arvan, et see mõõt, mis ta annab inimestele, kes jõuavad teiste inimestele, ma arvan, et see on suurem mõõt lihtsalt praegu. Aga ma usun, et me tuleme sellise kohta ka, kus me kogeme äralisi asju tema osaduses. Lähme edasi, kus me olime, mis salm? 7. salm. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad. Okay. Salm 8. Siis ilmub, vaata nüüd, siis ilmub su valgus otse kui koit. Siis ilmub mis? Sinu valgus otse kui koit. Kes saab aru, et enne koitu see võib olla väga pime? Aga väga ruttu äkki on ere päike väljas. See on mõnus asi, kui sa tahad valgust. Aga see ütleb niiviisi. Ja siis ilmub su valgus otse kui koit. Millal ilmub valgus, kui sa oled palunud selle järgi ja paastunud? Nad juba tegid seda. Seal oli vaja midagi rakendada nende ellu ka selle juures. Nüüd saad aru, et see oli see kontekst. See ei tähenda, et iga inimene siin me peame sotsiaalseks nagu töötajaks nagu muutma üleöö ja siis äkki nagu asjad hakkavad nagu edasi minema Jumalas. Aga mõne inimese kohta, kus Jumal on juba tegutsenud teie südames just, et väga konkreetselt, et aidata teatud liiki inimesi, võib-olla see on üks asi, isegi kui sa ei astu selle tegevusse kohe, Jumal on pannud selle su südamesse juba mõni aeg tagasi selleks, et sa võiks paluda selle eest. Võib-olla sina ei ole lõpuks, kes isegi läheb, aga sa oled koorma tundnud, sellepärast, et sa kokku puutud teatud liiki inimestega ja nüüd sinu vastutus, kuna sa näed, on, et teha midagi sellega, palu siis. Jumal äratab üles inimesi, võib isegi äratada sind mingil määral või suuremal määral. Ära kunagi karda, et Jumal kasutab sind, sest et tead mis, kui Jumal kasutab sind, see on üks kaifim asi. Ja tead mis veel? Saad aru, seal oli aastaid tagasi isegi mina nagu kui jutlustamine, isegi kui võtta nagu see näitena niiviisi. Seal oli üks aeg minu minevikus, kus keegi oleks öelnud minule, et Kennet, üks päev sa seisad inimeste ees ja õpetad midagi. Ma olen ka kuu peale, ma kardaks sellist asja, ma ei tahaks, nagu mina ei suuda sellist asja teha, see ei ole mina. Üldsegi. Ja tegelikult sellel ajal ma oleks olnud täielikult, ma oleks väga aus ja keegi oleks arvanud sellist asja. Aga Jumal võib panna midagi su südamesse ja ta võib midagi käivitada niiviisi ja äkki midagi on olemas, mis ennem polnud olemas. Ja see on see asi Jumalast ka, et kui seal on midagi tulevikus, mis Jumal paneb su südamesse, et sa võiks teha, ära lase see kohutada sind praegu, sellepärast, et Jumal paneb selle ressurssi sinu sisse, et see väga loomulikul viisil tuleb esile, ilma et sa sured ära vahepeal ehmatusest. So, ja su paranemine, su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Paranemine siin räägib füüsilisest tervenemisest. Kes tahab, et füüsiline tervenemine edeneb jõudsasti, mitte ainult vaevalt ja tasapisi, mitte pisike kuidagi praktiliselt nähtamatu step by step. Keegi ei taha sihukest asja, me tahame, et see tuleb raginal, et see jõudsasti on olemas. So, siin unusta see täpne kontekst, et mis Jumal rääkis nagu täpselt nagu nuansid, aga mõtle selle peale, see ikkagi see põhiteema siin on halastus ja teistega arvestamine. Ja siis su paranemine edeneb jõudsasti, sinu õigus käib su ees. See on hea asi, Jumal õigustab sind inimeste ees. Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab. Kisendad appi ja tema tuleb. Vaata, siin ma olen. Selle asemel on ainult meie, kes ütleme Jumala, vaat siin me oleme. Et Jumal siis tuleb kohale ja ütleb, vaat siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke sõrmega näitamise ja nurjatuma kõne. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ise himustad. Tead, kui sa ostad toidukaupa kellegile, ära
ainult osta see kõige, siis mõtled niiviisi, noh, tal on raskuse niikuinii, ma ei taha teda hellitada niiviisi, ma ostan temale ainult kuidagi kapsad ja kaalikad ja kartulit ja võib-olla natukene liha ja see, mitte see parim liha ka, see, mis on hästi sitke, sest et nagu ta on ikkagi teeninud oma raskuse välja. Saad aru, me ei saa suhtuda kunagi sellisel viisil. Osta midagi ilusat, mis sa ise tahaks saada. Kui sul on rahapuudus, meil on rahapuudus olnud, ma ütlen niiviisi. Vaata, sööd pudru nädal otsa niiviisi, 7 päeva järjest ja sööd ka ära pudru. Tead, sa tahaks juba midagi muud ja kui keegi tuleb pudrukotiga sulle ukse ette sellises olukorras, sa mõtled, tead, sa tahaks loopida kohe, mida sa ei taha päriselt, aga sa mõtled appikene, kui ma pean jälle pudrut sööma, tead, ma ei tea, kas kaotamas nagu seniil, või tähendab see mentaalne tervis läheb aknast välja, ma ei tea, mis. So, vii natukene jäätis, tee midagi ilusat. Kui laps on olemas, too kommi lastele, sest see on see aeg, kus lapsed kannatavad ka, sellepärast et vanemad siis ei raatsi, ei jõua komme osta. See ei ole see aeg, et mõelda laste hammastele. No, lastel on äkki ta ei pääse oma, ma tahan hästi tervislikku. Okei, hea küll, osta vanematele tervislikku ja midagi luksuslikku ja midagi, mis nad tavaliselt võib-olla ei jõuaks kontekstis osta ja osta lastele midagi, mis teeb nende meel rõõmsaks. Halleluuja. Amen. Ja siis see ütleb neile, kui sa pakud näljasele seda sama, mis sa ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põutsal maal. Ükskõik, mis see majanduslik süsteem või olukord on, ükskõik, kui raske on riigis, tead mis? Jumal on su poolt. Ja Jumal annab sulle mitte selle süsteemi mööda, tal on oma süsteem. Ta teeb tugevaks sul luudkondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veeläde sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Halleluuja. Mis iialgi ei valmistu pettumust. Jumal tahab meid tuua sellise kohta, kus miski ei peta meid. Me rõõm voolab üle ja me teame, et asi veereb hästi. Halleluuja.